tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesid, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. Mul on nii hea meel siin täna taas olla. Meil on juba 8. episood. Päriselt või? Ma issand, ongi 8 või? Meil on juba 8. episood ja me läheme täna sellise teema juurde, mis ma ise tunnen, et on natuke võib-olla keeruline teema, sest mulle meeldivad pigem eesmärgid, edasiliikumisteemad, aga see teema, millega me täna tegeleme, on suuresti seotud pigem võib-olla mineviku mõjutustest. aga vaatame, kuhu me jõuame ja siis seda uut lugu siis saab luua ka tegelikult nii-öelda tulevikuga, aga teema, millest me täna räägime, on hirmud. Ja Liina, mul on nii hea meel ikka sind näha siin. Ja nii tore, et on meil ka siin, ma tervitan kohe alguses ka meie kuulajaid ja nii hea meel, et te kuulate ja vaatate meid ka YouTube'ist, et iga like, iga sõnum, iga tagasiside, iga mõttepõrgatus, see on lihtsalt niivõrd palju väärt ja see annab ka meile tegelikult juurde infot, et millest ja kuhu edasi üldse liikuda meie podcasti teemadega. Nii, nüüd ma jään vait ja tere, Liina! Tere ja mul on ka hea meel, et me juba nii kaugele oleme jõudnud 8. episoodini ja mis tegelikult hoiab meid käimas ka, vähemalt kui ma endast räägin, siis on see, et mõnikord ikka tekib selline tunne, et issand, kas ka jätkaks sellega või mitte, aga siis tuleb jälle kellegi sõnum et ta kuulas ja talle meeldis ja siis tõuseb jälle see motivatsioon üles, et oi, kui tore on ikkagi seda teha. Ja tegelikult ma saan ise ka taipamisi selle käigus, mis me siin omavahel nagu räägime. Eelmine kord mind mõjutasid päris mitmed asjad, mida me jagasime, aga seekord meil on tõesti üks hirmus teema hirmudest ja kui sina tavaliselt tõesti sa räägid eesmärgidest ja nende saavutamisest, siis hirmud on üks asi, mis ju tegelikult takistab inimesi sel teel edasi liikumast, et ega ta meeldiv teema ei ole, aga ma panin 3 erinevat teemat, mis sinu jälgijate kaudu tulid, et mida tahetakse kuulda, panin enda Instagramis hääletusele ja hirmud oli siis kõige populaarsem ja sellepärast me siis täna selle populaarsema teemaga siis teele läheme. Ja ei tea. Ma tunnen, et kuna ma ütlesin, et minu jaoks ma esialgu, kui ma nägin seda teemat, siis see tekitas mul isegi natukene võib-olla sellist Hirmu. ärevust, hirmu, just see hirmus teema tekitas minust hirmu. aga ma saan ka sellest aru, et ju siin on mingi koht, mis võib siit võib-olla tänasest episoodist minuni jõuda või mõni sõnum minuni jõuda, mis on see, mis must tekitas seda nii-öelda hirmu või vastumeelt. Ma ei ütleks päris vastumeelt, aga see ei ole nagu kõige selline, mille peale ma läheks, et oh jess, hirmu teema, lähme räägime. Et see kindlasti ei tekita minust sellist põnevust, aga ma ootan põnevusega, mida see episood meile täna toob ja ma tulin siia täna sellise mõttega või taotlusega, et tuleb see, mis tulema peab ja ma kindlasti ei tule siia õpetama, vaid pigem jagama ja läbi selle jagamise inspireerima. Et tulin sellise taotlusega, seega see kohe tekitas minus rahu ja olen valmis minema nendest hirmujuttudest nüüd läbi.
äge. Aga ma mõtlesin selle peale üldse, kui ma selle teema üldse valisime, siis ma mõtlesin üldse, mis on üldse minu jaoks hirm ja mis on ärevus ja mis on vahe selles, sest no selge see, et me oleme kõik seda tundnud, mõni neid mõlemaid siis hirmu ja ärevust, siis mõni rohkem, mõni tugevamalt, mõni natuke nõrgemalt, mõni on tundnud halvavat hirmu. Ma arvan, tegelikult julgen arvata, et enamus meist on neid erinevaid hirmuvorme nagu või hirmufaase enda elus tundnud ja erinevate asjadega, kellel siis mis, ma ei tea, kellel ämblikud ja mis iganes tekitab seda, et me räägime täna enda hirmudest ka. aga ma mõtlesin selle kohta, et mis näiteks minu jaoks on hirmu ja ärevuse vahe, on see, et hirm on minu jaoks tunne, mis omakorda siis päästab mõnikord valla ärevuse. ehk siis hirm on mingi sihuke ähm, võimas tunne tundmatu ees ja mõnikord ma isegi ei saagi aru, et see on hirm, mis mind edasi liikumast hoiab, vaid tegelikult ma lihtsalt nagu ei liigu edasi ja ei astu samme ja võib-olla hoidun siis mingeid asju tegemast, aga ma ei ole endale isegi teadvustanud, et see on hirm. teinekord jällegi, kui ma teadvustan, et see on hirm, siis ma teadvustan ka, et sellele järgneb ka niisugune siis ärevuse tunne, et minu jaoks nagu hirm ja ärevus käivad tihtipeale käsikäes. aga samas mõnikord ma tunnen ka seda nii-öelda head hirmu, millega käsikäes käib nagu elevus hoopis. nii et siin on ka see, et milline see hirmutunne parajasti on, mida sa koged. et ja oleneb, mis situatsioonis, mis kogemused seal all on, et ühesõnaga need on minu jaoks omavahel seotud. ma ütlen ausalt, ma ei vaadanud mingit definitsiooni järgi kuskilt mitte midagi, ma lihtsalt mõtlesin seda, mis see minu jaoks on. Mhm. mis tunded sul hirmuga seoses on? Ja mul on hästi, mulle mind väga-väga kõnetas see, kuidas sa seda jagasid ja kirjeldasid, mida see sinu jaoks tähendab, et ma samastun sellega, et nad võivad täitsa käiagi käsikäes, sest ja me võime isegi ju tegelikult öelda, et ma tunnen hirmu ärevuse ees. eks vastupidi nagu ei ole, et ma olen ärev hirmu ees, et seda võib-olla isegi ei ütleks, aga et hirmu ärevuse ees näiteks on võimalik tunda. Mis ma tunnen, no mis mina ka ei vaadanud, ei selles mõttes nagu ütlesin, et see teema ei ole midagi sellist, kuhu ma nagu, mida ma tahaks minna sügavuti uurida, arutleda, minna sinna sisse. et mina tunnen seda, kuidas mina olen enda jaoks selle vahe näiteks teinud, et mis vahe on hirmul ja ärevusel, on see, et esiteks hirm on midagi, mis tuleb meil juba sealt antiiksest, eks, ajast ja tema hirmu ülesanne on meid kaitsta. Ettevaatust, põõsa taga on lõvi, eks, et või metsas on karu, et ettevaatust, kui sa lähed sinna, et hirm või et ettevaatust, ära mine üle tee, vaata enne paremale-vasakule, et see auto sind alla ei ajaks. et see on justkui see hirmu ülesanne, et ei hüppaks nii-öelda pea ees, ma ei tea, tühja basseini, eks ju, et ei hüppa lihtsalt kuskile pea ees sisse, et see on justkui see hirm ja tihti me me võime kujutlusvõimega selle nii reaalseks endale mõelda, isegi kui tegelikult ei ole selleks põhjust. et see on reaalselt kujutlusvõime abil tegelikult loodud. et ma näen seda sellisel viisil, sest kumbki ei ole reaalselt katsutav füüsiline asi. hirm ei ole miski, mis tänaval kõnnib ringi ja patsutab õlale, et tšau, ma olen hirm. et see on ikkagi väga selline enda välja mõeldud, et valesti kasutatud kujutlusvõime no mulle meeldib seda kasutada ka. et ja ma tunnen, et see on see ja ta on tihti seotud justkui ohu vältimiseks. Mhm. aga ärevus on, mõnikord see isegi ei ole ohu vältimiseks, vaid see on minu arust see on, ma ei oska seda väga hästi selgitada, et ma olen ise ka seda tundnud ja pigem see on, ärevus on minu arust veel sügavam hirmust ja ta on rohkem emotsionaalne. et minul tekib see vahe sisse, et tavaliselt ärevus on rohkem emotsioonidega seotud, rohkem emotsioone, läbi emotsioonide tuleb, ja et seal võib olla ka, eks tegelikult see hirm nii-öelda
just, et hirm ärevuse ees hirm on mm.. tunne, et kui sa rääkisid sellest, et see on nii-öelda ohtude vältimiseks või ohu vältimise mehhanism meil, et tegelikult see on ka nii-öelda nagu äh, siis mehhanism, mis peaks meid nagu valvsaks tegema. ehk siis see ärevus teeb meid nagu ärksamaks, näiteks mõnikord, ma ei tea, Mm -hmm, sa ei saa mm -hmm. magada, sest sa oled ärev ja see Just teeb meid ärksamaks, meeled ärksamaks, aga samas pikas perspektiivis see ärgas seisund siis kogu aeg, see väsitab meid ära, ehk siis see ärevus tegelikult on, võib üsna kurnav olla. samamoodi tegelikult võib kurnav olla ka elevus. et mm. minu meelest lihtsalt ühele me oleme positiivsema tähenduse andnud ja teisele me negatiivse, aga mõlemad tegelikult pikemas perspektiivis, nad on niisugused nagu ärksaks tegevad seisundid, mis võivad meid siis pikas perspektiivis nagu kurnata tohutult. ja see on põhjus, miks me ei taha neid tunda ja see tundub meile nagu negatiivne. aga samas, kui seda hakata lähemalt vaatama, siis on ka neid inimesi ju, kes otsivad selliseid olukordi enda elus, ma ei tea, kaskadöörid inimesed, kes janunevad selle tunde järgi nagu rohkem, see annab neile mingit adrenaliini, see annab -hmm. tegelikult pärast eneseületustunnet ja oh, ma näen just praegu siit kaamerapildist, et mul on siin taga on Will Smithi raamat, soovitan lugeda, kes ei ole lugenud, seal on väga ägedaid asju kirjeldatud seoses hirmuga, hirmust läbiminekust, näiteks ka tema üks Benji hüpe helikopterist Grand Canyonis oli vist see koht, kus ta seda tegi Suure kanjoni kohal ehk siis liikuvast helikopterist Benji hüpe. Tavaliselt tehakse seda kuskilt nagu staatilisest paigast, onju. Ja ma mäletan seda, et pärast seda, kui ta selle ära tegi, sellest on video ka Youtube'is olemas, kes tahab otsida, siis ta ütles seda nagu võimsa tundega, et Jumal paigutas kõige ilusamad asjad elus teadlikult teisele poole seda hirmupiiri, onju. et kui sa nende ületamistega nagu tegeled, hirmude ületamisega, siis sa tegelikult, siis sul tekib nagu sihuke enesekindlus, kõikvõimas tunne, et ma tegin selle ära ja see tegelikult paneb meid veel nagu edasi liikuma, veel rohkem asju ületama, veel palju rohkem oma piire nihutama. ehk siis hirm tegelikult on mitmes mõttes ka meie kaitsmise mõttes, kui ka tegelikult siis meie piiride nihutamise mõttes, meie isikliku kasvu mõttes tegelikult üks väga hea asi. ja kui sa hakkad sellele niimoodi mõtlema, siis ma isegi mõtlesin selle enda jaoks, et see hirm on ikka ilus asi tegelikult et saab ka niimoodi mõelda. jah, kui see aitab sul minna mugavustsoonist väljapoole, siis absoluutselt, sest kasv on, eks ju, teisel pool mugavustsooni ja et Mhm. minna sinna, tuleb minna läbi sellest hirmust. et täiesti ja ma olen sellega nõus ja tõesti olen ka näinud seda Will Smithi video, see on jah Youtube'is täiesti olemas, et kindlasti tasub seda vaadata. mis ma veel näiteks tunnen, et kui veel natukene siit rääkida sellest hirmust ja ärevusest, siis tunnen ka seda, et see ärevus võib-olla on ka selline häiresüsteem. Et nagu sa ütlesid, eks, et ta hoiab sind justkui öösel ka ärkvel, eks, ja kust me teda tavaliselt tunneme ka niisuguses rinnakus, eks, et niisugune ärev on olla, et just, et see, et ta hoiab ka üleval ja tavaliselt on tema hirmul ei pruugi olla sellist emotsionaalset põhjust. no täpselt nagu sa ütlesid, eks ju, et hirm ämbliku ees, eks ju, minu suur hirm kardan ongi ämblikke kardan ämblikke ja siis ma just mõtlesin ka selle peale, et tegelikult veel rohkem ma kardan herilasi, sest mul on nendega lihtsalt kogemus, mitte väga hea kogemus ja mitu korda, siis ja ma pelgan ka mesilasi. kui nad on lendavad, lihtsalt need mesilased lendavad, ma ei karda neid selles mõttes, ma ei, nagu, ma ei, aga ma väldin ja väga huvitav oli see, kuidas siin eilsel päeval siis aken oli lahti, meil on siin natukene nüüd läinud soojemaks kui tavaliselt ja kogu aeg lihtsalt üks mesilane lendas mul aknast sisse. ma ei saanud isegi keskenduda rahulikult kliendi kõnesse, ma kogu aeg vaatasin ringi, kus see mesilane nüüd lendab.
sest kui ma sääse võin, eks ju, lasen talle siia sääsemürki peale ja korras, siis näiteks mesilast ma ei tiku mürgitama, et ma pigem ootan, et please lenda aknast uuesti välja. et see tegi mind natuke ka ärevaks et vaadata, et kus ta nüüd on. aga just, et see hirmu juures, et aga samas, eks sihuke hästi konkreetsed asjad ja ka ärevust, mis ärevuse üldse käivitab. minu arust ärevusel on veel ka käivitaja olemas ja tihtilugu võib selleks olla ka lihtsalt kas stress, ületöötamine, eks, suhetes midagi, vastutusega seotud, et lihtsalt keha läheb nii ärevaks, nagu sa ütlesid, eks ju, valveseisundisse ja siis ongi mingi asi, mis selle ärevuse nii-öelda ka käivitab. ja ma tunnen mida ka sa seda. veel kardad? mida ma veel kardan? jah, ma mõtlen, sa ütlesid, et tunnistad üles ämblikud. ämblik ja mesilasi, aga mida sa veel kardad? See on nii hea küsimus. Ma mõtlesin ka selle peale natukene, et mis on need, kui noh, mesilased ja ämblikud, et need on sellised äh, väga füüsilised asjad, füüsilised asjad, elusolend, eks ju, et me näeme neid, need on reaalsed asjad, aga näiteks ma kardan pettumust valmistada. see tekitab, see on, ma ei teagi, ärevust tekitav hirm kellele siis, et kellele pettumust valmistada? üldse endale pettumust Ah. valmistada ja ka näiteks enda lähedastele pettumust valmistada ja see on hästi huvitav, et ma ei ole seda varem sellisel viisil võib-olla tähele pannud, aga kui kellelgi on näiteks mingid ootused minule, suure tõenäosusega olen ma ise, kes need ootused endale paneb, sest ega keegi ei ole mulle öelnud, et kuule, ma nüüd ootan sinult seda, aga minu kujutlusvõime on nii fantaasiarikas, et ma arvan, et keegi on mulle mingid ootused pannud ja siis ma kardan mõnikord pettumust valmistada ja ka näiteks kardan läbi pettumuse sõprusest ilma jääda. Mm. et see on näiteks üks asi, mis ma viimasel ajal lihtsalt olen märganud, et see on mingi kiht kuskilt on nüüd nii-öelda sibulakoorest maha võetud, et see on saanud üles tulla. on näiteks selline, siis see on ka üks põhjus, miks mul on autojuhiload olemas, aga ma ei sõida autoga, sest ma kardan pettumust valmistada, et kui keegi liikluses peaks mulle nüüd signaali laskma, kao eest ära, siis minus tekib väga tugev ärevus ja kardan pettumust valmistada ja see on nii naljakas. võib-olla on sõida siin ka. Egiptuses, üks tuututab kogu aeg, siis harjud ära sellega. just ja ma tean väga hästi reegleid, et mul elukaaslane ka naerab, et sa tead väga hästi reegleid, et isegi kui me sõidame autoga, siis kui on näiteks ringtee, siis ma tean, et näe nüüd, et ta ütleb, et ma sõidan iga päev autoga, ma tean täpselt, millal minna, sa ei pea, aga ma olen kohe valmis. ja siis ta ütleb, et aga sõida ja siis mul on, et ei, ma ei saa sõita, sest must tekib kohe see, keha kohe läheb krampi ja see on nii kummaline, et see on väga-väga kummaline ja see vajab veel tegelemist, ütleme nii, tunnistan, et võib-olla on see kas mingi perfektsionismi koht, mis tuleb üles või ma ise tunnen ka, natukene olen mõelnud selle peale, et kust näiteks see tuleb, see on ka see, kuidas lapsepõlvest, ma arvan, et see on ikkagi väga tugevalt lapsepõlvega seotud, kus oodati alati häid hindeid, häid tulemusi ja siin on ka see koht, kus ma siis ei julge justkui nii-öelda pettumust oma vanematele nüüd valmistada, mis sest, et nüüd ma olen täiskasvanud ja nüüd ma tunnen, et lihtsalt teised inimesed on nii-öelda saanud selle vanema rolli endale ja ei taha neile pettumust valmistada. seega ma väldin neid asju, milles ma ei tunne ennast kindlalt. oh, Ma nii arvan, huvitav. ma arvan, et see tuleb nagu sellest kohast, et kui ma mõtlen selle peale praegu, et me kardame neid asju, millega me ei ole harjunud, onju. et ma ütlen ausalt, kui ma kuulsin, et sa kardad ämblikke, siis ma kunagi kartsin ämblikke ka rohkem, kui ma täna kardan. aga kuidas ma sain sellest üle, oli see, et ma läksin Kaitseliitu
ja siis meil oli sõduri baaskursus ja ma mäletan, et me olime kuskil raiesmikus, puud olid maha võetud ja me pidime seal nii-öelda roomama nii, et me pidime ennast varjama. siis ma pidin vahepeal seal olema pikali maas seal raiesmikus niimoodi tükk aega, et ma nagu ei liiguta ennast või ma ei tee mingit praksu kuskil ega mitte midagi. Mhm. mingi harjutus oli selline kuskil ja siis ma mäletan, mul oli ämblik tuli, ma lükkasin niimoodi näpuga eemale, lihtsalt suunasin ta teise kohta ja siis ma natukene rohkem nagu harjusin sellega ära, aga millega ma näiteks ära ei harjunud, mis hirm seal näiteks süvenes, oli see, et kui ma enne ei kartnud nii väga metsas üksi olla, siis seal tegelikult miskipärast tekkis see ärevus, sest me pidime ka orienteeruma ja oli mingi hetk, kus ma tundsin, et ja mitte GPS-iga onju, vaid kompassiga ja ma panin puusse, ütleme nii, et ma natuke eksisin ära ja ma mäletan, et see tekitas mul sellise ärevuse, et ma enam nagu väga metsa ei taha jällegi minna, onju. et selle koha pealt, et ma arvan, pigem nagu tihtipeale meie hirmud on seotud millegi sellega, millega me ei ole nagu harjunud. et mida mina praegu kardan, on vesi. Selles mõttes, et ma olen alati peljanud näiteks mingeid laevasõite, ma ei unista näiteks, et ma võiks kruiisile minna. okei, ma tulen nendega toime, aga see ei ole mulle sümpaatne. aga mida ma kardan nagu kohutavalt, on pea vee alla panekut. ja neid on erinevaid põhjuseid, miks see nii võib olla. üks asi võib olla perekonna eeskuju, et meil tegelikult perekonnas keegi ei uju, eriti natukene mõni inimene ujub, aga üldiselt nagu mul on ka pereliikmeid, kes ei lähe sügavamale vette kui vöökohani, onju. et kuidagi see mingi ettevaatlikkus, et ma olen õppinud selle nagu eeskujuga. teine asi on see, et ma mäletan lapsepõlvest ka mingit episoodi, kus ma nagu vajusin vee alla ja siis see oli minu jaoks hirmus, et Mhm. see koht, et see võib sealt tulla. teine asi, ma ei tea, kas hirm võib olla ka geneetiline, onju. et me kardame nagu samu asju, aga tihtipeale me kardame mingeid asju, mis on mingil põhjusel, meil on sellega mingi kogemus või siis ka mingi eeskuju, et kust see nagu tulnud on, et ma praegu kardan vett ja ma arvan, et see ongi mu nagu kõige suurem hirm üldse hetkel, et ma isegi ei oska öelda, mida ma nagu siis väga veel kardan, sest päris mitmed hirmud on meil ületatud ka, et kui me siin räägime ka hirmudest, kuidas me oleme nagu, ma rääkisin just ämblikest, et kuidas see nagu siis sellega harjumine tuli ja ma enam nii väga ei karda, sest ma pidin nendega seal koos olema siis tegelikult ma tean, et meil on ka üks ühine hirm, mille me mõlemad oleme ületanud ma ei tea, kas sa tunned praegu ära või mitte, on Ma arvan, et ma tean, millest sa räägid. jah, see, mida me siin praegu tegelikult teeme, see oli midagi, mida me varem väga kartsime, ehk siis me kartsime inimeste ees rääkimist, online'is kuskil kaamerasse tulemist, laivide tegemist, oma näoga esinemist, ehk siis seal avaliku esinemise ees on hirm olnud, et ma ütleks, et need esimesed korrad, kui seda sai tehtud, ma mäletan, kui ma tegin oma esimese Facebook laivi, siis ma panin käe niimoodi küll diivani peale, just panin padja siia alla, et hästi mugav oleks ja kõik, et mul käsi ei väriseks hirmust. ja siis ma mäletan, siis ma läksin laivi ja siis telefon kukkus keset laivi käest ära, sest ikkagi mul see käsi nagu oli ebastabiilne, kuidagi võttis nagu käed-jalad nõrgaks ja ta libises lihtsalt padja pealt ära tookord. ja ma mäletan, et see oli siis see koht, ma mõtlesin, okei, kõige hullem asi nüüd juhtus. ja mõtlesin, kui ma kohe seda uuesti ei tee, siis ma nagu jäängi eluks ajaks, et ma ei tule sellest läbi. ja ma mäletan, see võttis mingeid pingeid maha. ma tulin kohe uuesti laivi ja tegin nii-öelda nalja selle üle, et natuke oli kergem. ja see oli üks asi, mis ka on näide sellest, et sa pead lihtsalt harjuma seda tegema, siis sa enam ei Mhm. ole hirmus, et mul võttis tükk aega ja ma mäletan, et ma tegin selleks isegi seadsin sisse iganädalased laivid teha eesmärgi, et ma saaksin sellest üle ja näed, siin me oleme mõlemad, onju, ma ei tea ületasin Nii seda lahe, et nii vägev, et sa seda rääkisid. Ma kohe panin endale mitu asja kirja, et ma seal vahele ei segaks. et olen selline, et ma nii hästi mäletan, kuidas, kas ma äkki sina ütlesid mulle seda, et kui ma alles hakkasin nii-öelda coaching uga tegelema üldse, isegi mitte coach'ina võib-olla, isegi enne seda võib-olla, et ongi see, et üks olulisemaid asju tegelikult inimestega töötamisel on õppida neid kuulama ja Mhm.
ma tahaks kohe, kui kuulen ära, ma tahaks kohe öelda, et näe, see on lahendus, tahaks kohe sinna vahele. Mul tuli üks mõte, ma tahaks kohe vahele. Seega mul oli väga pikalt kollane post-it, oli täiesti märkmepaber, oli siin arvuti juures ja mul oli kirjutatud suurelt kuula. Nii et sealt olen ma kaasas, mul on kogu aeg märkmik, mul on pastakas, et panen mõtted kirja. Kui see vahepeal siin tuleb, et ma saan jagada, siis ma saan ja kui jutt voolab nagu sinul praegu, siis ma ootan lõpuni ja siis mul on need märkmed, et ma saan mõtetega tagasi tulla. Ja tahangi öelda seda, et kui esiteks see ämblikute hirm, ma kardan neid, ma lihtsalt täiendan siia juurde seda, et ma kardan neid, aga mina näiteks, ma sain nendega rohkem sõbraks. Ütleme nii, et ma enam ei ole selline, et kui ma läksin alles Austraaliasse ja iga ämblik, mis ma nägin, siis tuli karjumine, kiljatus, jooksin teise tuppa nagu päriselt. Võidki ette kujutada, kuidas ma näen ämbliku, ma kiljun, ma jooksen uks pauguga kinni ja enne välja ei tule, kui keegi ütleb, jah, ämblik on läinud või on ta sealt eemaldatud, siis minu esimene töö oli apelsinifarmis, kus ma pidin apelsine korjama ja no nendes puudes olid suured ämblikud ja nad hüppasid. Nad hüppasid ühelt oksalt teisele, ühelt lehelt teisele. Nii et esimesed paar nädalat teadsid kõik, millises apelsinipuu vahes mina olen parajasti. Sest neid kiljatusi jätkus. Aga lõpuks ma harjusingi ära, et lihtsalt kaua sa ikka kiljud, eks ju, lõpuks annab kurk ka järgi. Ja siis ma hakkasin nendega harjuma, et ma nägin, ma läksin eemale, et ma jumala eest nendega kokku ei puutuks. Ja näiteks täna, kuhu ma olen tänaseni jõudnud, nii kuni keegi mulle ämblikuga ei lähene ja see ämblik minu juurde otseselt ei tule, siis ma pean nägema, kus ta on. Aga ma ei karju, ma saan, kui mul näiteks praegu kõnniks see laes ämblik, ma saaks rahulikult edasi siin istuda, aga ma siis jälgiks, kus ta on. Ja mõned päevad tagasi nägin vannitoas ka ämbliku, ma nüüd panen neile nimed. Nii et kui mul tuleb elukaaslane koju, siis ma ütlen talle, kes parajasti kus on. Et kui peaks olema. Mõnikord neid tuleb, õnneks neid ei ole väga palju, nii et ma ei hirmuta kedagi, kes tahab Tenerifel tulla, siis siin ei ole väga palju ämblikke. Aga lihtsalt mõnikord ma olen neid märganud. Ja panen nime nii, selles mõttes ma ei kilju ja ei jookse enam, aga täpselt nii kaua, kuni keegi minu poole temaga ei hakka tulema või ta ise minu poole ei tule. Et sellega ma olen rahu teinud, aga ma igal juhul väldin neid. Üks hirm, mis ma ütleme 2 aastat tagasi avastasin enda jaoks, oli, et kuidas ma hakkama saan. Et oli see hirm ja nii sina, Liina, kui ka mina, me oleme hästi teinud viimaste aastate jooksul päris mitu karjääripööret. Ja igal juhul sellega saabub selle juures on hirm ja seal ei ole minu meelest ärevust, seal on puhas hirm. Ärevust ei tekita, vaid pigem hirmu. Ja minu üks suurimaid hirme oli see, et kui ma nüüd teen selle otsuse ära, et ma liigun edasi, siis esimene küsimus oli see, mis minul hakkas peas kõlama, oli see, et aga kuidas ma siis hakkama saan? Kui ma lõpetan mingi koostöö ära, kuidas ma siis hakkama saan? Ma lõpetan virtuaalassistendi töö ära, lähen täielikult coaching'u peale üle, aga kuidas ma siis hakkama saan? Ja ma kogesin konstellööriga tööd ja seal, miks mul see praegu meelde tuligi sellest, et Liina ütlesid, et kas need hirmud on geneetilised, et hirmud võivad olla geneetilised mõnikord ja seal konstellatsioon on koht, kus me vaatame enda selja taha. Ja näiteks, mis tuli välja, oli see, et kuidas ma hakkama saan, ei olegi niivõrd minu enda nii-öelda hirm, vaid tulebki nii-öelda tagasi vaadates suguvõsast, kui oli sõjaaeg, kui oli küüditamiste aeg, kui oli see aeg, kus Eestist põgeneti ja mul on perekond ka Rootsis näiteks. Ja see oli see koht, kus minu vanaema õde läks Rootsi ära ja tema poolt siis on perekond sealt. Ja vaata, sel ajal ei olnud mobiiltelefon, et tšau, kas sa jõudsid kohale? Eks, vaid tekkis pigem see, et kas ta jõudis kohale ja kuidas ta nüüd hakkama saab. Ja seega mina olen selle endaga kaasa võtnud. Seega iga kord, kui ma mõne muutus teen, siis ma kogu aeg olen kuulnud ka enda perekonnast ka seda, aga kuidas ma hakkama saan. Ja kui ma sain aru, et tegelikult ma ju alati, kui ma teen selle muutuse, siis ma lähen ju selle kindlusega, et ma tean, et ma saan hakkama.
aga millegipärast hakkas minul alati kõlama, et kui see konstellatsioonitöös välja tuli, siis ma tunnen, et ma enam ei karda seda, et kuidas ma saan hakkama. et mind hästi kõnetas see, kuidas sa just ütlesid, et mõned hirmud tulevad justkui kaasa, et tegelikult need ei ole meie omad, et me olemegi nad võtnud nii-öelda perekonnamustrina endale kaasa. Nii, nüüd tundsin, et see on see sõnum, mis peab tulema. ja kaamerahirmu juurde, kui sa ütlesid, me oleme mõlemad tulnud läbi hirmust, ma kohe mõtlesin, nii, nüüd me hakkame kaameratest rääkima raudselt ja oligi nii. absoluutselt ka minul ei kukkunud telefon maha, aga esiteks ma vältisin üldse Zoomis näiteks kaamerat tööle panna. et mul juba hakkas sealt, enne kui ma üldse sinna laivide tegemise juurde jõudsin. ma ei julgenud webinaridelgi panna kaamerat tööle ja selle mõttega, et äkki keegi vaatab mind. aga olgem ausad, kui me oleme kusagil webinaril, veebiseminaril, siis suure tõenäosusega igaüks vaatab iseennast kaamerast ja siis sätib vahepeal juuksed, et kui te siin vaatate ka, eks ju, Youtube'ist, siis ma ka vahepeal ikka siin sätin oma juukseid, sest nii hea on ennast vaadata. tõsi. et tekib pigem tunne, nagu see oleks peegli ees siis. just. ja esimene hirm, ma isegi ei tea, kus, no see oligi see, et mida teised võib-olla arvavad või et kuidas ma küll välja näen, aga see on enda ebakindlus, et see ei olegi tegelikult ju seotud kuidagi teistega. ja kui juba see kaamera sai Zoomis tööle ja kui koostöös Kai Ojaga tuli teha ühel kursusel enda tutvustus ja laivina, mitte videona, vaid laivina, siis ma hästi sinuga praegu samastusin, Liina, et sinul käed ja jalad värisesid, siis mina ütleks, et minul nad isegi ei värisenud, nad olid reaalsed süldid lihtsalt. isegi, ma ei tea, kuidas ma selle video ära tegin, kui see video sai live, siis otseülekanne sai tehtud, siis ma tundsin, et mul on süda mitte ainult siin rinnakus, vaid ta on mul kurgus, ta on mul kõrvades, ta on mul põlves, ta on mul nagu üle keha igalt poolt lihtsalt tuksub. süda paha, silme ees virvendas ja siis mul mõtlesin, et ma ei saa hingata ka. et see oli lihtsalt nii hirmus nii hirmus oli seda teha, aga aina tegelikult, mida rohkem teha, siis seda kergemaks läheb ja täiesti minu arust põhjendamatu hirm ja ma isegi ei tea, siin ma ei oska isegi vastata, et kust tuleb nii suur hirm vajutada lihtsalt telefonis seda nuppu, et mine nüüd laivi. et ma kujutan ette, et see on, et mida teised arvavad, kuidas ma nüüd lähen, mida nüüd minust arvatakse. jah, mina tean, mina näiteks, ma kartsin kindlasti hinnanguid, aga miks ma hinnanguid kartsin, oli see, et ma olen varasemas elus tundnud, et mulle antakse hinnanguid ja muidugi ma olen ise ka suur hinnangute andja olnud, onju. et siis ma nagu panin ennast sinna seisukohta, et kui mina annan teistele, siis järelikult mulle antakse ka, onju. aga selle hirmu ületamisega ma olen järjest vähem hakanud ka nagu neid hinnanguid andma teistele ja samas ka endiselt jäänud natuke suureks hinnangute andjaks iseendale. et enesekriitika on meil sisse ehitatud, aga see on ka tegelikult edasiviiv asi, lihtsalt mõnikord see natukene nagu, mõnikord me läheme sellega ka liiale, ütleme niimoodi. et ma kartsin kindlasti seda ja teine asi, ma kartsin, kui mõelda veel, mida ma praegu ka tänapäeval kardan ja mida ma kartsin siis nende laividega seoses, oli see, et ma kartsin tunda ennast rumalana, et äkki ma ajan mingit rumalat juttu, eriti kui sa oled ärevuses, siis see jutt võib olla selline seosetu. aga siis tänu erinevatele siis meetoditele, enesearengu harjutustele, tänu harjutamisele alguses teedki neid halbu laive ja lihtsalt ajad seda seosetust, et juttu puterdad seal tohutult, kuigi puterdamine tegelikult see on ka hästi loomulik asi, seda ikka inimestel juhtub. ja ma hiljuti kuulsin ka ühel veebinaril, et seda tänapäeval hinnatakse kui autentsuse märki et sa ei ole ai-ga seda teinud, et pole liiga täiuslik. ehk siis, kui ma ise ka kedagi vaatan, siis ma annan talle ju andeks need parasiitsõnad ja olgu mõnda inimest ei suuda kuulata, sellepärast et tema parasiitsõna on mulle häiriv, aga samas teist inimest ma kuulan ja üldse ei häiri tema need vead rääkimisel, nii et see oleneb ikkagi mingi see energia, et kas mulle sobib kuulata või mitte.
ma nüüd kaldusin kõrvale, aga nagu mida ma kartsin, oli see, et ennast rumalana tunda ja see rumalana tundmine, see on üks asi, mis mind praegu ka tegelikult on veel edasi liikumas takistanud. ma olen aru saanud, et ma mingite asjadega ei lähe tegevusse sellepärast, et ma ise kardan ennast rumalana tunda ja rumalana ma tunnen ennast siis, kui mulle öeldakse, et see on rumal küsimus näiteks, mul Mhm. on oma teema küsimuste küsimusega, sest mul on olnud elus inimesi, kes lapsepõlvest saati kõrval inimesi, kes ütlevad mulle, et kuidas sa saad nii rumalalt küsida või ära küsi nii rumalaid küsimusi või nii-öelda otseselt mulle öelnud. ja mul on tegelikult praegu ka elus inimesi kõrval, kes mulle niimoodi nii-öelda küsija suu pihta löövad, onju. Ja see on väga raskelt mõjunud selles mõttes, et ma hoian kuskil tagasi ennast mõnikord ka küsimusi küsimast, kuigi ma olen püüdnud ikkagi sellest nagu üle olla. ja teine asi on ka see, et see hirm rumalana ennast tunda, see on nii vastik, et ma siis jätan mingeid asju tegemata, sest ma ei taha nagu ebaõnnestuda või ma ei taha seda tunda, seda tunnet, et ma ei saa aru võib-olla mingitest asjadest ja seda ma nagu kardan natukene ja see oli ka laividega seoses meil. Nii, nii hea, et ma hästi tundsin päris mitmes kohas ennast ära, et ma ei ole mõelnud selle peale varasemalt, et kas see võiks olla see koht, et kas see võiks olla nüüd see koht, et ma tunnen ennast rumalana, aga ometigi ma tean, et kui ma hakkasin üldse laive tegema või üldse neid otseülekandeid tegema, kui ma hakkasin enda Youtube'i kanalisse sisu looma, siis ma mäletan tegelikult ka seda, et kui noh, aitäh sulle, Liina, sa oled hästi palju mind toetanud ja ka tagant, eks ju, tõuganud, et tee ja tee. ja siis mul on tekkinud see, et aga ma ei tea, millest rääkida, kas see on piisavalt huvitav. Et need küsimused on alati nagu justkui olnud minul takistuseks, et kas see, mida ma räägin, on piisavalt huvitav, mitte niivõrd see, et kas ma jään rumalaks, vaid see, et kas see inimesi üldse huvitab. Et see küsimus on käinud minuga kaasas, et kui me räägime, et mis näiteks, kuna sa mainisid, et mis sind on takistanud, siis ma tunnen, et see on olnud see, mis mind on takistanud. ometigi keda huvitab, see kuulab, eks ju, keda ei huvita, see lihtsalt klõpsib järgmise peale. et ka sellest kohast tuleb üle minna. et ma tunnengi, et see ongi selline hirmupiir nii-öelda, nagu sa mainisid. et mõnikord tuleb lihtsalt mõnest hirmust läbi minna, sest hirmud on välja mõeldud, nad on ainult meie enda peas. et just seesama, et isegi kui keegi ütleb, siis see võib olla ka tema peegeldus, et ise ei julge näiteks midagi teha. jah, ja mulle tundub ka, et me jätame nagu tihtipeale selle hirmu pärast paljusid asju tegemata, sest alguses on see lihtsalt see nii ebameeldiv faas ja tegelikult meile antaksegi hinnanguid, ta teeb seda nii halvasti, kes nagu ise saame ka aru, et teeme halvasti, aga kuidas me siis saame paremaks, kui me seda halvasti tegemise faasi läbi ei käi, onju. et ma pean kui ma õpin klaverit mängima, siis ma pean seda ma ei tea, või viiulit mängima näiteks, siis ma pean seda kiuksutamist ja kääksutamist enne tegema, enne kui ma lõpuks hakkab see viis ilusti kõlama, onju. et ja naabrid siis kiruvad, et oi, see kääksutamine seal kõik onju. ja õigusega kiruvad, et ongi kääksutamine onju, aga samas me peame sellest kääksutamisest ka selle faasi läbi käima, et siis saada paremaks, sest muidu me ei saa ju. ja täpselt samamoodi kõikide teiste asjadega ka. kas et sul on, kas, kas sul on, Liina, olnud mõni hirm, millest sa oled täna läbi tulnud? täna sul enam see ei ole, aga kui sa tagasi mõtled, siis see ajab sind naerma. et kuidas mul sai niisugune hirm olla? mm, võib-olla ongi seesama kaamera hirm, aga ma ei tea, mis veel on. Võib-olla autosõiduga oli ka kunagi, praegu tegelikult jaa, ma imestasin, et sul on see hirm, onju. nüüd saan aru, et iseendal oli ka tegelikult kunagi, sest ma olin maakohast pärit, ma ei liiklenud eriti autoga, siis ka isegi sihukestes linnades, kus oleks valgusfoor, ma tegin oma load Põltsamaal, kus neid ei olnud ja Paides, kus vist mingi hetk üks valgusfoor oli, aga rohkem vist mitte, ehk siis sealkandis ma tegin kahe linna vahet, nagu käisin siis oma õppesõitu tegemas. ja ma mäletan, siis ma kartsin neid seda, et kui ma läksin linna sõitma, kus olid valgusfoorid
ometi ahaa, et ahaa-moment, et need ju teevad liiklemise lihtsamaks ometi, et ma kartsin võib-olla kunagi ka Tallinnas autoga sõita ja selliseid asju ja see tegelikult ajab mind muigama, sest praegu ma neid asju absoluutselt ei karda ja mõtlen, et issand, kui jabur, et kuidas see sai võimalik olla ja eriti kui ma mõtlen nüüd nagu Tallinna peale, siis võrreldes Aleksandriaga on Tallinn nagu väike rahulik linn et oleneb, mis on see taustsüsteem on ja mida me nagu kardame ja millega me oleme harjunud, et jah, see pani mind imestama, kui ma sinu seda hirmu kuulsin ja ise olin ära unustanud, et mul endal oli ka kunagi sarnased hirmud aga ma ma arvan, arvan, et ma nüüd kardaks näiteks minna vasakpoolse liiklusega liiklusesse näiteks. mhm. Miks see küsimus mul praegu selles mõttes tuli, oli see, et mul, kuna me räägime hirmudest, siis ma arvan, et kõige naljakam, mis mind praegu lihtsalt ennast ajas natuke itsitama, oli see, kui ma pidin välja saatma oma esimese arve. See tekitas Ah, mulle ärevust. ahah. appikene, kuidas, et just see tundus justkui raha küsimine, et anna Mhm. mulle minu töö eest raha, mitte et see on minu teenuse eest, eks ju, saadetud arve. et ma praegu hakkasin selle peale mõtlema, et tõesti tegelikult esimesed paar arvet olid sellised, kus mul tekkis hirm saata ja ka, mis selle taga oli, seda ma tõesti enam ei mäleta. aga ma mäletan seda, kuidas süda peksis tegelikult sees, kui see tuli siis see arve ära saata. ja teine hirm, mis mind täna ajab ka natuke isegi muigama, on inglise keele rääkimine. et inglise keele rääkimine oli see, mida ma väga kartsin, sest ma pean nüüd tunnistama, et mind taheti jätta põhikooli ajal suvetööle et no, inglise keeles. et ma ei olnud selles üldse tugev ja isegi olen spikreid ära söönud, et õpetaja ei teaks et mul oli spikker ka olemas. et aga ma kartsin väga-väga inglise keelt rääkida just sellepärast, et mul oli kogemus, et sa ei oska inglise keelt. ja kus mul see ära kadus, oligi just nimelt Austraaliasse minnes, et ingliskeelne keskkond ja universum tegi sedasi, et ükskõik kuhu ma läksin, siis tavaliselt seal, kus hostelites, kus ma olin, siis enamus olid kas Suurbritanniast, erinevatest kohtadest, Iirimaalt, Kanadast, USA-st, et sain kõik need ingliskeelsed piirkonnad, kellega siis suhelda ja seal tekkis mul tegelikult ka rohkem see julgus rääkida ja see, et ei naerdud välja, kui ei osanud. Ja see oli, Mhm. ma arvan, et see on nüüd väga palju aitas mind ka selles, et kui ma tulin Tenerifele ilma, et ma oskaksin hispaania keelt, mul ei olnud enam seda hirmu, et mulle antakse hinnanguid, et mis sa tuled siia, sa ei oska hispaania keelt, sest ma väga püüdsin, isegi kui ma ei osanud, siis nagu ma vist jagasin ühes episoodis ka seda, kuidas ma oskasin ainult numbreid, lennukis õppisin numbreid, kui jõudsin Tenerifele ja lihtsalt kuulamise ja ise õppimise kaudu tegelikult seda hirmu mul enam hispaania keelega näiteks ei olnud. aga jah, et seda ma mäletan, et ma väga kartsin, vältisin rääkimist, aga kuidagi tuli ju kommunikeerida ja see arveasi ka. Kas sina mäletad enda esimese arve saatmist? Mm. Niimoodi küll ei mäleta, ma arvan, et mul ei olnud selle Mhm. ees mingit hirmu, et ei ole meelde jäänud nagu emotsionaalselt küll midagi sellist. ma ainult mäletan seda, et ma tegin Excelis seda. see on meeles, et mul ei olnud raamatupidamisprogrammi, aga ei ole. aga ma mõtlen praegu selle peale, et kui me rääkisime nagu mingid asjad, mille üle me praegu nagu naerame, aga kas sul on midagi olnud ka sellist, mis on näiteks su elu nagu hirm on nii suur, et see on täiesti nagu halvanud või probleemiks osutunud? Mm, esimese asjana mul tuleb kohe, ma ei oska, tegelikult ma arvan, et praegu ma ka ei teeks seda. Mm. Kui ma õppisin kinnisvaramaakleriks ja pidin tegema külmkõnesid. Mm. No niimoodi keha lihtsalt läks krampi ja ma lihtsalt nutsin, ja ma isegi valetasin oma elukaaslasele, et ja ma tegin need kõned ära, sest ma tahtsin ikka tubli, eks ju olla.
et ma tegin kõned ära, aga tegelikult ma tegin ainult vastamata, et ma valisin numbri, vajutasin helista, vajutasin uuesti kinni ja pärast ütlesin, et näe, ma helistasin, aga lihtsalt ei võetud vastu. Et praegu mõtlen, et huvitav, kuidas ta sai seda uskuda, et 10 kõne järjest ja 0 vastuvõtmist aga jah, süvene väga hea, teil. et te küsisite, just, et tegelikult mul on hea meel, et te ei küsinud, noh. et sest iga see vajutuse koht tegelikult mind reaalselt halvas ja ma julgen teha, ma arvan, et ma ei, täna ka ei teeks neid külmkõnesid. see on midagi, mida ma ei tea, miks, sest ma võin teha näiteks videokõnesid, vabalt teen ja kui ma tean, kellele ma helistan, aga et ma täiesti lihtsalt võõrale inimesele hakkan helistama ja nii-öelda tegema külmkõne pakkumist, siis ei. ja sellepärast ma ei ole kunagi ka otsinud ühtegi sellist nii-öelda kaugtööd, et ma peaks näiteks telefonimüüki tegema. Mhm. et see on midagi, mis mind, ma arvan, et ma halvab isegi praegu ära, isegi ainuüksi see mõte, et ma peaks telefoni teel helistama ja müüki tegema, siis see tegelikult mind täiesti halvab ära. ma olen seda ka kunagi teinud ja ma ei mäleta, et ma seda kartnud oleks, aga ühe korra oli mul küll selline paha olukord, et ma töötasin pangas ja ma müüsin telefoni teel siis nii-öelda tellerina oli mul siis igaühele anti mingi list ette iga, Mhm. ma ei tea, kas nädal või kuu, ma ei mäleta, mis periood oli. ja sa pead selle listi läbi helistama ja neile pakkuma. oli krediitkaart ja teine oli, kas oli siis juba pensionisambad äkki ka et ühesõnaga midagi ma neile müüsin, jah, krediitkaarti ja kui ma helistasin numbrile, kus inimene oli värskelt surnud ja tema lähedane võttis vastu, vot see oli kõige ebameeldivam nagu, et ma pakkusin krediitkaarti, ma ei alustanud seda kõnet niimoodi, et kuidagi viisakalt, vaid ma läksin liiga kiiresti nagu peale, sest keegi ei õpetanud, kuidas seda müüki teha, on ju, lihtsalt anti Mhm, nimekiri mhm, ette ja mhm, siis pärast oli see nii-öelda leaderboard või nagu see top, et kes siis kõige paremini müüs, on ju. et siis tekkis nagu müügi ees selline vastikustunne, aga see ei võtnud, ei toonud mulle nagu hirmu uuesti helistada kuskile, praegu ma isegi nagu tegelikult naudiksin sellist tööd ausalt öeldes, et ma teeksin seda hea meelega, aga kui ma mõtlen nagu halvavate hirmude peale, siis üks asi, millest ma vist kuskil rääkinud ei ole, eriti avalikult ka, on see, et minul oli mingi periood, eriti kui see koroonaperiood oli, siis minul süvenes terviseärevus niivõrd, et tegelikult mul oli isegi paar-kolm juhust, kus see terviseärevus oli nii suur, et mul oligi niisugune tunne, mul juba käed-jalad surisesid niimoodi, et põhimõtteliselt ma ei tundnudki neid mhm, nagu halvatud, mitte halvatud, vaid siuksed nagu ma ei oska öelda seda tunnet nagu nad oleks surnud, nagu jäsemed küljes ja kõndida ka ei suuda ja me läksime mitu korda haiglasse lihtsalt ärevust nagu rahustama EMO-sse sellepärast ja seal siis kinnitati, et pole mingit põhjust ja ma ei mäleta, mis selle trigerdajaks oli, aga see oli need olid kõik terviseärevuse episoodid. kas see oli see, kas ma olin kellegagi kuskil aega veetnud, kes köhis või midagi sellist nii-öelda, ühesõnaga see koroonaaeg nagu mõjutas mind nagu meeletult ja tohutult. ja mul on tegelikult alati olnud selline terviseärevus, et ma olen mitu korda ka terviseärevusest minestanud. ehk siis, kui mul ükskord kunagi üks boyfriend sai metsas puuga pähe ja viidi siis haiglasse, ma mäletan, et selle uudise peale ma minestasin ära. on olnud mul endal, ma ei tea, sõrmed ukse vahele jäänud koolis, ma mäletan, minestasin ära, sest hirm tuli lihtsalt peale, see tundus nii hirmus mulle. kukkusin pea lõhki, jälle hirmust minestasin ära, sest nii palju verd oli. isegi siin Egiptuses elades oli üks selline episood, kus ma ütlesin enda abikaasale, ma mäletan, et oli üks olukord, kus tema kartis ja ma mäletan, et ma ütlesin talle, et ära karda ja selgitasin nagu rahustasin teda nii-öelda maha ja siis tegelikult minestasin ise ära. aga tegelikult, mis ma olin teinud, ma olin võtnud tema näost selle hirmu enda mhm, sisse ja minestasin ka hirmust ära. ja siis muidugi oli tema jälle paanikas, miks ma ära minestasin, onju, sest ta nägi seda esimest korda. aga need on lihtsalt, see hirm on olnud minu jaoks nii võimas nagu häiriv tunne, eriti just terviseärevuse koha pealt. aga ma ütleks, et täna ma olen sellega toime tulnud, seda ei ole nüüd mitu aastat sellist ärevust esinenud ja isegi mul on olnud küll neid terviseärevuse kohti, aga see ei ole sinna kohta jõudnud ja lõpuks tegelikult üks kasulik asi võib-olla siin inimestel ka, kes väga suurt hirmu oma elus tunnevad
hirmuolukordades on see, mis mina sain ühest Youtube'i podcast'i episoodist, kus külaliseks oli Maia Kaate Välja taga. Ja tema rääkis hirmust väga hästi, kuidas sellega toime tulla ja ta ütles lihtsalt, et kinnita endale lihtsalt kõva häälega, ütle, ma kogen praegu hirmutunnet ja ütle mitu korda kohe, ma kogen praegu hirmutunnet ja siis ma hakkasin seda tegema ja see ausalt öeldes, see tõigi mind sellest välja, et nii kui ma juba teadsin, et see on see olukord, mis tuleb ja kui ma kardan ja siiamaani ma tegelikult kasutan erinevates olukordades ja ma sain ükskord hiljuti siin ka mõtte, et sedasama nagu tehnikat siis kasutada mingite muude asjadega, et ma ütlen parajasti endale välja siis, et mis tunnet ma nagu kogen ja see tegelikult on osutunud tohutult võimsaks, nii et ma ei olegi mingites olukordades seda enam ütlema nagu pidanud, mis enne tegelikult oleks suurt ärevust tekitanud. et ähm, et kes ka midagi tohutult kardab sealt paanikast täiesti juba, siis proovige järgi, et ma kogen praegu hirmutunnet, siis sa teadvustad endale, et see on lihtsalt nagu kogemus ja tunne, et see ei ole tegelikult reaalne oht. ja absoluutselt ja mulle väga meeldis, kuidas sa, Liina, välja tõid just selle, et sa nimetad välja selle tunde, sest Mhm, kõik, mis me ütleme, et ma olen, eks ju, ma olen hirmul ja et need on midagi, mis me justkui siis programmeerime enda alateadvust, enda keha, et see olen mina, me võtame selle nii-öelda enda identiteedi osaks, aga kui sa ütled välja, et ma kogen hirmu, siis mhm, see on midagi, mida ma kogen ja see ei ole osa minust. mhm, Samamoodi, et ma kogen kurbust, eks, ma kogen ärevust, et ei pea ütlema, et ma olen ärevil, vaid just, et ma kogen seda praegu, mis tähendab seda, et see on ajutine ja mul on võimalus seda nii-öelda endast eraldada ja lasta tal mhm, siis ka minna, et teadvustada ja siis lasta minna. mhm. kui sa ja jagas, päriselt häälega, isegi sa ei pea peegli ette minema ega mitte midagi, lihtsalt häälega, oma häälega. kui sa jagasid enda tervise, ärevust ja hirmusid seotud, hirmusid, tervisega seotud hirmusid, siis mul tuli kohe meelde üks suurimaid hirmusi tegelikult, mis mul on ka süstlanõelad. Mm. Et need, ma võin minna, lähen arsti juurde näiteks lihtsalt vereanalüüsi andma, siis palun pange mulle kohe nuuspiiritus valmis, sest kui see nõel hakkab minu veeni poole liikuma, siis on Kristinal silmad valged ja sussid taeva poole et mul kohe viskab ära ja see on mul olnud täiesti ka lapsepõlvest saadik. et see on nagu Mm. väga-väga huvitav. Seega ma isegi üritan mitte vaadata, et oodake nüüd ära, ma vaatan mujale, siis võtke nad oma nõelad välja. see on ka põhjus, miks minul ei ole näha ühtegi tätoveeringut. et palun ärge mulle ühtegi nõela ärge mulle nõelu siia tooge. ma võin soki augu ära nõeluda, kui vaja, aga et te minu pihta kuskile nõela panete, nope, hoidke palun need nõelad endale. Imetlen neid inimesi, kes on endal tätoveeringuid teinud, aga minul te seda ei näe kas sa tahaksid või muidu või? Eh, ma ise tean, see hirm on isegi nii suur, et mul isegi ei ole seda soovi tätoveeringut saada. ma võin siin endale kirjutada vahepeal pastakaga midagi meeldetuletusi, sellest mulle piisab. või siin lastega mängides panen endale neid kleepsutätoveeringuid, that's it, aitab küll, pesen pärast maha ja isegi ei pea mõtlema, et see mul siia alles jääb. et ma olen kaasas käinud, kui tehakse tätoveeringut, aga ma ei suuda isegi seal väga kaua seda vaadata, et vaatan teise poole, et see surin ja ei aitäh imetlen, kes on teinud endale, et aga ei, minul ta seda ei näe. aga kas mis hirmudega üldse, kas me peame nagu tegelema nendega alati või? ma mõtlen, et Mhm. mis minu vaatenurk, see on puhtalt minu enda vaatenurk nüüd, et kes samastub, suurepärane, kes mitte, aktsepteerin seda. ma arvan, et kõikide hirmudega ei pea tegelema. ma arvan, et kõikidega ei pea. kui see on selline hirm, no näiteks seesama hirm, mis ma praegu välja tõin, et minul ei näe seda tätoveeringut, see ei mõjuta mu elu nii palju, et ma peaksin minema nüüd sügavamale, et teada saada, et no kust see nõelahirm ikka tuleb ja no miks see mul on ja kuidas seda ikka ära lahendada. ta ei sega ta ei sega minu elu, ta ei sega minu igapäevast elu ja ma ei käi nii palju ka kuskil nõelte all, et ma kogu aeg olekski minestamise hoos, eks, et ma kogu aeg tunneksin seda hirmu, et see ei sega mind
ja samamoodi ma hetkel ka ei näe põhjust ka selle külmkõnedega, sest minu töö mul ei ole selliseid kõnesid, et Mhm. enamasti kõned, mis mina inimestega teen, ma tean, kuhu ma helistan, kellele ma helistan, et tihti tuleb mulle üldse sõnum, kas sa saaksid mulle helistada, seega absoluutselt ma võin seda teha, see ei takista mind. Ja isegi kui nüüd on mingi selline, see on nüüd see koht, kui mina teen coach'ina kliendiga tööd ja näiteks seal tuleb, et on vaja inimeste ette näiteks minna, näiteks nagu ka meie sinuga praegu, eks ju. Me oleme siia inimeste ees kaameratega, päriselt inimestega suhtlemas, siis selliste hirmudega need võiks läbi töötada. Kui see on ikkagi selline asi, mis sind takistab enda eesmärkide poole liikumist, siis nende hirmudega võiks. Ja ma tunnen, et esimene küsimus, mida siis teha, on küsida, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab. Mhm. Kuidas sina seda näed? Samamoodi, et kõigega ei pea, samas ma mõistan ka seda, miks teinekord öeldakse, kui meie ka tegelikult me olime enesearengus alguses coaching us, siis ma mäletan, et meid kutsuti ka üles erinevaid hirme ületama, mis tegelikult nii-öelda igapäevaelu siis ei takista. Ma mäletan ka seda, et ma läksin Punases meres, ei, tegelikult ma tegin seda Punase mere ääres basseinis hoopis, et panin pea vee alla ja ma tegin selle ühe korra ja siis oli pärast see tunne, et ma tegin selle ära ja ma mäletan, et see andis mulle seda, et ta aitas mul ka teistest hirmudest nagu üle minna, see nagu Mhm. eneseületus, aga samas ma ikkagi rohkem sellega edasi ei läinud, sest ma ei ole tundnud, et ma peaksin seda vee ees olevat hirmu siis kuidagi kõrvaldama, sest ega mind ei kutsu ka väga sinna vette, ma olen väga õnnelik seal vee ääres ja ma kardan tegelikult kalu ka, seda ma enne ei maininud, aga mul on nagu vastik, kui näiteks siin Punases meres, kui mingid kalad siis vastu jalga ujuvad või kuidagi sind puudutavad seal vee all. ja kõige hullem seal Punases meres on veel ka selline elukas nagu merikurk ehk siis mingi sihuke aeglane kala, millele sa võid peale astuda, onju, ja ühe korra ma seda tegin, see on päris vastik, onju. et ma ei tunne, et isegi, et ma tahaks väga sinna vette minna, onju, et ma olen väga õnnelik veest väljas ka, et ma ei pea seda hirmu nagu ületama, et kui ma ennast jahutada tahan, siis ma leian teised moodused ka selleks. ja basseini võin siis basseinis olla, et ma ei näe, et see oleks nagu vajalik. aga samas tõesti, jah, mingid asjad, mis on sul näiteks tööalaselt või eesmärkide saavutamiseks vajalikud, nendest peaks siis ikkagi läbi minema ja nendega tegelema. Mhm. Ja muud moodi sellest lahti ei saagi, kui lihtsalt proovides ja tehes. Ja kui tuleb halvasti välja alguses, siis tulebki, siis teedki selle ära, oledki see, kes kehvasti teeb, kelle peale teised vaatavad, et ta teeb nii halvasti ja nii halvasti. aga kui ma ise mõnikord kedagi sellist näen, siis ma vaatan, et ohoo, kui vägev, et ta on sellises faasis, et Mhm. uhke, et ta teeb seda, aga võib-olla väga kuulata ei taha. sest keeruline on kuulata, onju, aga lihtsalt nagu vaatan pigem imetlusega. Just. Oh, me jõuame vaikselt, hakkame kokku tõmbama. ma jah. mõtlesin, et Eve, nüüd on nii huvitav tagasi mõelda, et kuidas episoodi alguses ütlesin, et see ei ole kindlasti teema, mida ma tahaks rääkida. Mhm. nii põnev hakkas. et väga-väga aitäh, kes hääletasid ja valisid hirmu teema, et rääkida sellest ja sain sind, Liina, veel rohkem tundma õppida ja ma hästi julgustan kommenteerima, et mis on meie kuulajate hirmud, et millised Mhm. on need hirmud, millega tahaks sügavamale minna, tahaks nendest nii-öelda läbi minna, tegeleda nendega ja millised on võib-olla ka hirmud, mis on, aga nad ei sega justkui ka elu, et Mhm. et väga huvitav oleks näiteks, eks ju, seesama see ämblikute lugu näiteks, see ka ei ole midagi sellist, mis reaalselt takistaks elamist, et lihtsalt Mhm. vältida siis neid loomakesi, neid putukaid, kes Mhm. ei meeldi.
et hoida neist lihtsalt siis eemale. Et nii põnev, et kirjutage kindlasti meile kommentaaridesse, et võite ka isiklikult saata sõnumeid, need tagasisided on minu arust nagu eriti armsad, et saatke ka siis meile neid tagasisidesid. Liina, kuidas sina tunned tänase episoodiga seoses? hirmus hästi. ma tunnen jah, et mõnus oli, see on nagu, kõik need episoodid on ka nagu iseenda sissevaatamised, et kui me Mhm. siin jutustama hakkame, siis tuleb nagu mälestusi või mingeid asju välja või mingeid taipamisi, et ohoo, sellele ma ei olegi tähelepanu pööranud, et nagu ma naersin sinu, muigasin sinu selle autosõidu hirmu peale ja ise sain lõpuks aru, et ma olen ise samas kohas olnud sellesama asjaga, onju. et hästi äge on nagu tagasi vaadata või kuidagi mingeid asju lahti ka mõtestada ja tõesti, mina ka hea meelega kuulaks, loeks, milliseid huvitavaid hirme on meie kuulajatel ka. Ja eriti äge oleks, me näeme, et te meid kuulate, neid view sid näeme, aga pange subscribe ka või follow olenevalt keskkonnast, et meile tähendab see hästi palju ja tähendab alati palju ka see iga see view ka ehk siis vaatamine tähendab ka tegelikult palju. Ja aitäh seega, kuulamast. aitäh sulle ka, Liina, ja aitäh meie vaatajatele ja meie kuulajatele ja kohtume juba järgmises osas. Ja tšau. tšau.